Mul on kaetud. Olgu, me jõuame kohe sündmuskohale, kus Dollar Generalis käib parasjagu kaklus. Üks patrull on juba kohal. Ma usun, ta ütles, et kellelgi oli tulirelv. Jean, ma toidan sind. Me olime poe tagaosas. Ja tundus, et ta sai selle segaduse taha. Menodel, ma hoian sind, okei? Mis on sinu kord? Sa kuulsid seda? Puna, ma lõin järgmise. Oled okei? Okei. See on suurepärane. Hakkame pihta. Me oleme tagaosas. Haara tal kõrist kinni. Otsustas hüpata üle leti ja rünnata mõlemad töötajad. Need 2 naist on siin töötajad. Nii et ta hüppas üle leti ja hakkas seda meest kägistama. Ehk siis kaela ümbert. Ehk Jultunud tema juustest ja põhimõtteliselt hakkas lihtsalt talle näkku minema. Aga mis täna juhtus? Miks sa praegu raudus oled? Ta läks poodi ja ta pandi poe ette seisma. Midagi ei juhtunud. enne seda ei olnud mingit kaklust. See on see, keda me teisel kõnel otsisime. See on Livingston. Oh kurat, kas see on otsingu kaubik? Jah. Nii et ta lihtsalt lõi lihtsalt ust maha, jah. Jääb välja nagu malicious müügis kõigel. Ma mõtlen, videomaterjal ei olnud. Nii et iga kord, kui sa küsid, ei käinud ta ka kunagi passast läbi. Ta murdis tema prillid ja kõik muu. See ei ole loogiline. Nii, et sa tahtsid teda peksta. Eks. Tahad vangi minna? Mida sa tegid selles majas tänava lõpus? Sa tulid just oma onu majast, eks? ta on väga 56, sa tulid oma onu majast. Kohe siin samas edasi. Kas sa tulid just sellest majast? Kas sa lõid usk jalaga? Kas sa lõhkusid seal midagi? Ei. Nad ei tea üldse, kes see mees on. Ei. Nii et ta on väga purjus. Vähemalt ma arvan nii. Ma peksan ta läbi. Hei, vaata. Meil on asi kontrolli all. Ma mõistan sind. Ma tean, et sa oled vihane. Ma oleksin ka. Ma saan aru, aga meil on asi kontrolli all. Okei. Vaata seda maja, kus ta oli. Oh, ei. Ei, nad on täiesti eraldi. Ta on lihtsalt töötaja sugulane, eks? Jaa. Jah. Oh. Ja mu õetütar jäi ellu. Me juba otsisime teda eraldi väljakutse tõttu, kus ta laamendas majas. Nii et ta tuli sellesse poodi, mingil põhjusel ründas ta lihtsalt 2 töötajat, hüppas üle leti ja hakkas neid ründama. See on nagu mingi inimesed, kes poes olid, sekkusid ja lõpetasid selle ära. Nii et meil tuleb pahatahtlik vigastamine, isikliku vara kahjustamine ja siis 2 kallaletungi süüdistust. Õnneks olid sees mõned head inimesed. Nad suutsid ta 2 naissoost ohvri pealt ära tõmmata. Ta paistab olevat äärmiselt joobes. Me ei ole päris kindlad, mis selle kõik põhjustas, aga nii on. Olen Flint River Roadil, 1 Charger on veel liikvel. Olgu vend, kui kaua me veel liigume? Lülitan raadio välja. Märgi, et olen jälituses. Kendrick Roadil põhja suunas. Kiirus 73 miili tunnis. Kes iganes minu taga on, anna teada. Parem peatu!
keera paljaks. Ära siruta kätt. Ma luban, vabandan väga, see on minu auto. Ma lihtsalt ehmusin, mees. Olgu. Miks sa jooksed? Vend, see on lihtsalt minu auto. Sul pole kindlustust, vend. See ongi vikk. Ma just ostsin selle auto Facebooki turult. Vend, sa tead, see on lihtsalt üks lihtne trahv. Ma arvasin, et te kõik lasete mul seda teha. Sa ütlesid, et mängu ajal jäävad inimesed kinni. Mu isa just pääses vanglast välja. Me näeme. Ma vannu Jumala nimel, see on ainus põhjus, miks ma kardan vanglasse minna. Sa tegid selle olukorra just palju hullemaks, vend. Tule, tõuse üles. Ma lihtsalt läksin närvi, sest mu isa rünnati ja teda pussitati. Ma just ostsin selle auto, mu ema ka. Ja ma just tüdruku juures koos rahaga. Ma just tulin tüdruku juurest ja läksin edasi. Hei, Trafford Ritter. Kas sul on midagi taskutes, vend? Ei ole? Vend, sa teed siin lollusi, mees. Ma luban sulle, et ma ei tee midagi rumalat. Ei, mida ma ütlen on see, et ma lõpetan rääkimise jooksmisest, vend. Ma arvasin, et sa paned mu luku taha. Ma olin... Nagu, ma tahan... See on tulemasin. Sa võid seda klõpsata. See on tulemasin. Ma proovisin siin sissesõiduteel sõidukit peatada, sest ta läks vasakpöörderajale, et teha vasakpööre, aga otsustas hoopis teisele autole ette sõita. 2 mu venda said tee ääres noaga löögi ja ma ehmusin ära. Nii et ma lasin selle auto ette. Ta jätkas sõitmist mõnda aega. Ja ma keerasin Kendriki teele. Ja sellest hetkest otsustas ta minema kihutada. Ta ei jõudnud kaugele ja sõitis lõpuks majja sisse. Kas soovid siia istuda? Auto ei olnud tema meelest varastatud. Okei, see on lähe. Ma ei usu, et su majal oleks mingit kahjustusi. Ma arvan, et ta kriimustas su põõsaid, aga me vaatame selle igaks juhuks ikkagi üle, lihtsalt veendumaks. Mul saab kontoris väga kiire olema, et edasi liikuda. Jah, maja on korras. Okei. Ta viiakse Claytoni maakonna vanglasse ja tal saab olema korralik ports süüdistusi kaasas, enne kui ta kohtuniku ette ilmub. See on neist vaid 10. Tal on pärast seda veel 6. Jah, see on raske päev, Prim. Kuramus, mul sai vist paber otsa. Mul on veel rulle, ära muretse. See on ikka veel dekanaaritu. Tundub, et see on ikka veel Nord Streetil, umbes Crazy poole. Mida me teeme on see, et me läheme edasi ja proovime Weeketi aidata. Neil on praegu põgenev sõiduk, nii et me läheme piirkonda, et vaadata, kas saame ogalindi maha panna ja sellele ette jõuda. Me oleme üsna lähedal, nii et loodetavasti näeme autot ja saame ogalindi maha panna. Signal 4, sõiduk on vees. Olgu, tundub, et auto sõitis vette. Läheme piirkonda ja veendume, et see inimene ei välju ja ei lähe ujuma. Olen valmis vette minema, kui meid küsitakse. Taser kasutatud, juht on maas. Saben. Kuule, kontrolli autot. Olgu, me kontrollime, et autos poleks kedagi teist. Lõpeta kaklemine. Püüame veenduda, et autos pole kedagi teist. Nad tegelevad sellega. Ma ei näe kaasreisijat. Sa põgenesid just ja panid kõigi elu ohtu. Ei, ma ei teinud seda. Jah, sa tegid seda. See ongi see. Õige. Kohe tagasi. Mul on raha käes. See on tour. See on valge leek. Ma ei tea midagi sellest pehmepalli suurusest kotitäiest. Metat, mis sul on? Taskus. Siis seal üle. Kas see peaks olema sinu püksid seal sees? Okay, while you were crashing into the water. See ei ole minu oma. See on värskelt lõigatud metamfetamiin. Kristall selge. Vaata seda. Ma ei tea, kas see saab veel värskim olla või mitte. Oh jah,
see on värske mees. Pidasin sõiduki kinni stopp-märgi eiramise tõttu. Ta põgenes kohe suurel kiirusel, kui nägi minu patrullautot. Sõitis läbi mitme stopp-märgi ja punase tule. Tal polnud mingit austust teiste kogukonna liikmete vastu. Kui ta siia kurvi jõudis, kaotas ta juhitavuse. Lendas jõkke ja kukkus korralikult. Üritas juhiistmed välja hüpata. Ma olin kohe siin, jooksin talle kiiresti järele, kus ta pillas maha ühe kotikese metamfetamiiniga. Kasutasin paar korda oma teiserit. Ta võitles minuga maas natuke aega, aga ei võitnud seda võitlust. Ja täna läheb ta mitme asja eest vangi ning tõenäoliselt kaotab ka oma auto. Nagu näete, on tore, kui saame tänavatelt ära võtta kellegi, kes tekitab kaost. Nagu näete, kodanikele meeldib, kui halb inimene tänavalt eemaldatakse. Nii et veel üks tänavalt vähem. Saime teate vales suunas sõitvast juhist, kes võis olla teistel politseinikel põgenenud. See on auto, dünaamiline erak. Võtke ta kinni. Põe. Kuus ei 323. Me läheme nüüd tema juurde välja, nii et vaatame, mis meil toimub. Ma lihtsalt kinnitan sinu lõplikku. Ma ei suuda uskuda sind. Ära blokeeri seda liiklust. Kõnni muudkui tagasi. Mul on käed olemas. Astuge tagasi. Mul on käed olemas. Kõnni muudkui tagasi. Kõnni muudkui tagasi, ära peatu. Astuge tagasi. Kas ma kutsun ta siia enda juurde? Parem on, kui me läheme. Astuge kõnniteed paremale, auto juurde. Astu paremale, kõnniteed maha, pupa. Paremal. Tule edasi, tule edasi, tule edasi, tule edasi. Ma olen ikka veel auto peal. Tule edasi. Hoia relva autol, tule edasi. Eder, sina saad. Eder, sul on käed, kõik korras. Kas ma saan? Tule edasi. Tule edasi. Tule edasi. Hoia külma autot, tule edasi. Tule edasi. Tule edasi. Lasku põlvili, lasku põlvili. Olgu, mul on vaja 3 siia. Karla, kas tahad poolt vahetada? Jah. Kes toob auto? Me hakkame autot kontrollima. Olgu, liigu. Puhas, auto on puhas, autod on puhtad. Mees, see on nõudlusmängija 2205 järele. Sa said 28 õigesti. Mis su nimi on, vend? Sul on õigus väikida kõige kohta, mida ütled. Seda võib sinu vastu kasutada kohtus. Sul on õigus, et advokaat oleks kohal enne mis tahes küsimusi. Kui sa soovid, kui sa ei saa endale advokaati lubada, määratakse sulle esindaja tasuta. Okei, neid õigusi silmas pidades. Kas sa tahad meiega rääkida? Oled sa purjus? Mis sul viga on? Oled sa haige? Võta! Sina. Kas sa oled täna õhtul joonud? Ei. Kas sa oled täna õhtul narkootikume tarvitanud? Miks su pupillid nii ahenenud on? Samuti sooviksin seda. Kas sul on mingid terviseprobleeme? Jah, okei, tõuse püsti. Põle siia. Kas sa ütlesid, kui palju sa oled joonud? Ta ei öelnud, aga kas siis alkohol või narkootikumid? Kas sul on midagi kaasas, mis võiks meid torgata, lõigata või muul viisil vigastada? Olgu ausalt, kas sa oled täna õhtul joonud? Olgu, kas sa oled täna õhtul mingid narkootikume tarvitanud? Oled sa? Kas sa oled kindel? Kas sul on diabeet? Kas sul on mingeid terviseprobleeme? Jah või ei? Okei, kui vana sa oled? 30. See on natuke üle jõu käiv. Okei, kui? Vana sa oled. Valmis 51.00. Kors! Olgu, ma tõmban selle auto tee peale. Kas sa saad aru, et sa oled täiesti valel pool teed? Sa sõitsid vastassuunas liiklusesse. Kuidas? Ma ei tea, kuidas, aga sinu sõiduk oli sõna otseses mõttes valel pool teed. Sa oleksid täna öösel kellegi võinud ära tappa.
olgu nii, et sa lähed täna öösel vanglasse, eks? Ma arvan, et kui narkotikesi istmed. Narkootikumid hier. Ma mõtlen, tema pupillid on väga kitsad. Kus on Konso? Kas see oli heroiin või fentanüül, mille me sinu autost leidsime? Ma lihtsalt kontrollin. Kuula, keskendu. Mis see on? Ei, see on see fentanüül. Saare. Sul on fentanüüli testikomplekt. Milline neist? 2341. Jah, see olen mina. Kus see siis? Sain aru, kõik korras. See on fätivoog. Ja me valmistume selle kohe uuesti avama. Meile tuli kõne haigla joobes juhist, kes sõitis mööda tee eraldusriba. Ma jõudsin temani, nägin teda sõitmas üle tee eraldusriba ja ilmselgelt ei suutnud ta oma sõidurada hoida. Panin vilkurid peale. Ta ei peatunud, sõitsime edasi, ta läks vastassuunavööndisse. Peaaegu põhjustas mitu korda avarii. Õnneks tuli ta tagasi, tee õigele poolele. Lõpuks peatus ta just siin. Tegime raske kuriteo kahtlusega liikluspeatuse, võtsime ta vahi alla. Kui autot läbi vaatasime, leidsime juhi istmelt selle kotikese, mis näeb välja nagu heroiin, aga tõenäoliselt on see fentanüül. Me hakkame seda kohe testima, aga kiirabi on juba teel teda üle vaatama. Aga ta läheb kindlasti vangi, kuna ei peatunud, samuti narkootikumide pärast ja vaatame, mis veel välja tuleb. Kas see on heroiin või fentanüül? Juhtimiskeskust on teavitatud, aga see takistab liiklust. See on narkootikum, kindlasti narkootikum, aga see on karm. Ja, kas keegi tahab mind ainata? Ei, ma pole seda siin testinud, mitte tuule käes. Kas see saab tulla ülesse? Mis see on? Ma võtan need enne, kui järgmise viisi võtan. Kas sa võtsid täna õhtul midagi? Ei, ma ei tea, kas olen selles kindel. Oled sa kindel, et sa midagi ei võtnud? Sa ma mõtlen, su silmad veerevad sõna otseses mõttes kuklasse. Me laseme kiirabil siia tulla ja sinuga rääkida, eks? Kas sa oled korras? See on 100% õige. Seal on... Sa ütlesid, et see oli raske töö. Seda ma üritangi öelda. Ma ei tea, milles kogu see asi seisneb. Hoiame narkanit igaks juhuks valmis. Kas kellelgi on narkanit, mida saaksime valmis hoida, kui seda vaja läheb? Ta kaotab kiiresti teadvust. Ma ei taha talle seda anda, kuni ta veel reageerib, aga tema silmad töörduvad juba kuklasse, tema pupillid. Ma olen kodus olnud. Kiirabi hinnanguline saabumisaeg. Lõpp. Ma ütlesin teile, et täna õhtu on natuke vaikne. Jah, sa ütlesid seda, jah. Tule meie autosse. Hoia jalad risti panemata, eks? Ma kuulen teda. Keegi tuleb meile selja tagant lähemale. Ei, ta tuleb. Kas sa arvad, et see sobib sulle? Ei ole võimalik. Oh, ei, see ei pruugi tulla. Viidi. Nüüd jaw. Meil on vaja võitu. Kas sa arvad, et see, mida ta ütles, on ilutulestik? Ma ei arva, et see on ilutulestik. Las ma võtan ühe neist fentanüüli testikomplektidest. See ei ole ilutulestik. Ta on kinni peetud. Praegu arvame endiselt, et ta on narkootikumide mõju all ja ta on vaheldumisi teadvusel ja teadvuseta. Tõenäoliselt, nagu ma ütlesin, ta on endisel mõju all. Nii et meil on päästjad ja kiirabi tulemas ning meil on narkan valmis tema jaoks. Ja siis viiakse ta tõenäoliselt haiglasse. Tavaliselt see juhtubki. Me vormistame vahistamismäärused ära. Nad annavad meile teada, kui siin vabastatakse, siis viime ta ära ja viime ta vanglasse. Või siis, tead, olenevalt sellest, mida Lee tahab teha, teeme nii.
aga nad on nüüd kohal, nii et peame ta arsti juurde viima. Suurem punane. Jaa, aga ei, ma arvan, et sa peaksid selle siiski üle vaatama. jah, ta vajab arstiabi Noksi maakonnas. Ohvitser Hüül Zogman sai kõne hädas olevast ohvitserist. David 9, are you okay? David 9. Overdrive. Sa pead seda tegema, jah? Ma lähen Emori juurde. Meil on koos, me oleme piirkonnas. Meil on 120568. Lennujaam, aeg minna. See on üsna kaugel, aga me läheme ikkagi. Meil on üks politseinik, kes on kaklusesse sattunud, nii et me läheme sinna, et vaadata, kas neil on rohkem abi vaja. Mõned politseinikud on juba kohal, aga me liigume siiski sinnapoole kiiresti. Teatati, et üks politseinik on hädas, seal oli olnud kaklus. Me kuulsime, et teised politseinikud olid juba sündmuskohal. Ongi siin rinnahoidjal, jah, ta tõesti virutas jalaga, nii et jah, ta tegigi seda, sellepärast ta selles olukorras ongi. Okei, ei. Kuula mind, mis su nimi on? Olgu, Preili Amba. Ma kavatsen sind läbi otsida. Olgu. Ära peatu. Ma olen. Tiitu. Meil on see kokkulepe, jah, okei, kõik on korras. Nii et see, mida sa ütled, on natuke, ma näen seda, okei, ainult üks hetk. Sa võitsid tegelikult... Ma sain su kätte. Kust sa pärit oled, Ambo? Kohe, siin samas tee ääres. Kohe, siin samas tee ääres. Olgu. Tere, Kurt. Ja? Pra. Jah. Ja. Mina. Ta on. Ta süüdistab mind. Tema A-mull on tema käekotis. Nad kontrollisid mu numbrimärke. Tal on oma tulemärgis. Nüüd teen ma nalja, kui ta mind kätte saab. Kuidas see võimalik on? Mul ei ole kõike olemas. Noh, ma pean kontrollima. Olgu, sest asi on selles. Sa kontrollid niimoodi? Jah, ma teen nii. Kahjuks oli siin paljudel inimestel asju ja ma alles kohtun sinuga. Ma ei ütle, et sa valetad. Aga ma pean kõiki ühtemoodi kohtama. No, seal pole kedagi. Okei, tule siis natuke lähemale minu poole. Mul on kahju, et see juhtub, aga me peame kõik korralikult üle kontrollima, eks? Okei, ja ma ei vihka seda sinu pärast, aga... Ma ei tea. Kallis, aga ma pean ikkagi kontrollima, eks? Sest ma ei taha, et ta leiaks vanglas midagi, juhuks, kui sa oled midagi ära võtnud. Because I ain't got nothing better else going on. Kas ma võin oma suu tõraga pühkida? Olgu, ei, sa vajad mind, nagu sul oleks käed. Hinga sügavalt, eks. Tee mõned sügavad hingetõmbed. Ma tean, see on stressirohke. Ei, asi pole selles, et tema oleks stressirohke. Asi on selles, et nad sõna otseses mõttes ei olnud isegi sinu olukorras. Hästi, võta need ära. Jah, proua, teen seda. Suur aitäh. Ära löö mind jalaga, eks? Ma ei tee seda, ma ei käi kellegagi. Nii, sellel noorel naisel oli meie politseinikega kokkupuude, sest tema auto registreering on peatatud. Siis otsustas ta, et tahab meiega võidelda. Nad leidsid hulga narkootikumidega seotud esemeid ja ka natuke, ma arvan, et nad leidsid ka metamfetamiini, nii et ta läheb nüüd vanglasse. Jaa. Ma arvan, et see on praegu enam-vähem kõik. Jaa, ma saan aru. Kas tal on auto? Mis auto see on? Noh, jah. Kas sul on puksiiri vaja? Ei, no, ma olen natuke ehmunud. Jah, ära tule tagasi. Jaa. Aegunud alates 23. Me tegelesime sellega umbes 10 minutit. Ta läks tabasi sisse, nii et me saime temaga sees ühendust.
arvas, et oleme läinud. Tal on kindlasti palju asju kotis. Kas pole? Jah, issand. Tal on peod täis neid, mis seda koormat raskendavad. Võlõv. Ta on võlu. See on üks. See on väga lõtv. Ta liigub tema jaoks. Ja. Kui sul on kõik korras, siis on hästi. Minuga on kõik korras. Kui ma ta kord maapinnale surusin. Oli kõik korras. Me kõik hoolitseme selle eest, et saaksime kõik sendid kätte. Ma teadsin, et tal oli narkootikume. Oh jaa, see on kahjuks nii. Nii see lihtsalt on. Noh, see on hea. Kas keegil on kõik korras? Kust see pärit on? Ulete. Ei, tuli võiks siia selle ratta taha. Adam 12, siin Stormi tänaval tulistati. Hei, ma lähen oma auto juurde, mul on vaja oma vindpüssi. Tule sealt ära, hoidu eemale. P2! Ma olen sees. Ma olen keegi tungu üles. Tulge siia ja blokeerige meid ära, Pamm, blokeerige meid ära. Haida maha! Võtke nad vai alla. Peatu, käed üles, tule siia, kõnni minu poole kohe, kõnni minu poole. Mees, ei! Hei! Mind kaetakse. Ma olen sees. Maha, täiesti maha. Tõstke ta üles, viige ta üle tee, viige nad varju. Mul pole aimugi, kust need lasud tulid. Ma kuulsin seda. Mina ja mu isa viisime nad sisse, sest me kuulsime seda. Kust see tuli? Sealt üle tee. Kummal poolt? Seal, kus on Tio Bonejo. Mitte Tion Bonejo, vaid see Meiko pood. See Meiko pood seal, okei. Kas sul on relvi midagi sellist? Ei, härra, mul on e-sigaret paremas taskus. See on kõik. Mu telefon. Hästi, nii et me seisame siin ja valmistume lõpetama eelmist tulistamise väljavutset. Ja meile tulistati mitu lasku, umbes 6-8 lasku, mis lendasid meie peade kohalt, umbes selles kohas, kus me praegu oleme. Nii et praegu on siin väljas peaaegu kõik üksused, kes otsivad tulistajaid. Siit piirkonnast põgenes 2-3 Hispaania päritolu meest. Meil on 3 kinnipeetud, kes võivad olla selle juhtumiga seotud või mitte, kuid nad annavad meile infot 3 hispaanlastest mehe kohta, kes jooksid siit läbi, võimalik, et põhja suunas mööda 133. teed. See näeb välja nagu üks tema vangla kingadest. Olgem ettevaatlikud risttule suhtes, sest kui nad hakkavad siia poole tulistama, oleme nähtaval. 3, kelle me kinni pidasime, ütlesid, et 2 hispaanlastest meest jooksid siit kaudu. Nad arvavad, et nemad olidki tulistajad. Praegu läheme ilmselt tagasi oma algsesse positsiooni, vaatame, kas leiame padronikesti, kogume need tõenditeks ja laseme oma sõpradel selle töö ära teha. Need 3, keda me praegu kinni peame, ma ei ole kindel, kas nad kavatsevad neid kokku koguda. Proovitakse nende käte pealt lasujääke koguda, et näha, kas nad on mõnda relva tulistanud, aga praegu on seis selline. Ja sealt liigume edasi. Olgu, peatame selle Buicki. See sõidab umbes 25-ga ja tal pole numbrit tule. Läheme siis välja ja uurime, miks ta nii aeglaselt sõidab. Just sorib millegi järele. Vaatame, kas keegi juhib autot. Tere, kuidas läheb? Natuke on autoga probleeme. Jaa, ma näen seda. Mida sa otsisid?
ma lasin istme alla ja hakkasin paberit põletama. Sain aru, mees. Lahe. Kas sul on oma isikut tõendav dokument kaasas? Capo Brasso, Chris County. Jah, ma mõtlen, su numbrivalgustust. See on üks asi. Aga sa vaevu liigud. Jah, mul pole juhiluba. Temal on. Ma sõidan, sest meil on autoga probleeme. Sain aru, kas sul on juhiluba peatatud või tühistatud? Ma arvan, et see on tühistatud. See oli ammu seotud elatisrahaga. Sinu juhiluba tühistati elatisraha pärast. Tegelikult sain ma selle tagasi, aga pean maksma $20, et see uuesti kehtima hakkaks. Okei, sain aru. Me saame selle kõik korda ajada. Mingid vahistamismäärusi pole, midagi sellist. Ei, hästi. Niisiis, tule praegu lihtsalt välja ja räägi minuga. Las ma kontrollin, kas su juhiluba on tühistatud. Jah, sellest pole kahtlust. Sul pole relvi ega midagi sellist kaasas. Kõnni minu rinnamärgi juurde. Ma lihtsalt katsun su relvade pärast läbi, eks. Mis sul särgitaskus on? Tulema siia hambatikk. Hamba jaoks. Kas sobib, kui ma autot kontrollin? Yeah. Sa oled korras? Jah, okei. Oota siin. Hästi. Kas sa saad autost välja tulla? Hästi. Mine oma pere juurde tagasi, palun. Hästi, mees. Kas sina saad ka autost välja tulla? Mine mu auto ette, mu paarilise juurde. Okei. Demetrius, mine tagasi. Mine tagasi. Okei. Pööra ümber. Pane käed selja taha. Mina? Tšaa. Miks ma vangi lähen? Sa ei lähe vangi. Te kõiki lihtsalt peetakse praegu kinni. Miks sa nii palju higistad? Pööra ümber. Sul on südameprobleemid, aga see kotike narkootikumidega, mis sul istmed välja kukkus, kui sa välja astusid. Mida sa mõtled? Milline narkootikumide kotike? Sama siin. Kui sa autost välja tulid, kukkus narkootikumide kotike sinu alt välja. Seega oled sa praegu kinni peetud. Sa ilmselt oskad seletada, miks sa nii palju higistad. Nii et sa ärkadki üles nii higisena, nagu oleksid just duši alt tulnud. Ma higistan kogu aeg. Sa oled ilmselt lasknud seda kontrollideks. See on mu südame pärast. Okei, metamfetamiin ilmselt ei aita selle kaasa. Ma lihtsalt olen. Ma vannun. Ma olen sind varem peatunud ja sinu käest narkootikume ära võtnud. Ma pole kunagi teiemani jälle metat. Okei, lahe. Lähme istume. 47, kas sa saad oma autosse panna? Jah? Ma aitan sind. Kui ta autost välja tuli, kukutas ta maha natuke narkotsi. Just siia. Nagu näete, tal on oma sigaretitopsis veel metat, mille peal ta sõna otseses mõttes istus. Ilmselt ütles ta asetäitja Woodcockile, et tal on veel metat enda juures. Kus need oad jälle on? Jah, mille sees? Sinu pükstes, okei. Ja sa lihtsalt lamad seal. Okei, kas seda on kotikeses või kuidas? Okei. Nii et mida ma teen? Okei, on see, et ma võtan su käerauad ära. Sa võtad selle välja. Võtad välja kõik muu, mis sul peal on, saad aru? Kui sa seda ei tee ja viid selle vanglasse, on see raskem kuritegu, ma tean. Okei, nii et ma mõtleksin pikalt ja põhjalikult ning võtaksin kõik välja. Hästi. Mis meil siin kõik on? Okei, räägime valjemini. Sa bobised mulle täiesti arusaamatult. Okei. No, need oad ei ole tühjad, seda võin ma sulle lubada. Millised? Ja need, millel on kapslid, on ikka veel koos. Jah, aga need on tühjad. Sa lihtsalt panid need uuesti kokku. See on kummaline. Olgu. Hästi. Sa saad aru, et sa lähed vanglasse, eks? Jah. Okei, ma mõtlen, et seda kraami on palju. Jah. Tagumisel istmel olevad naissoost reisijad lähevad täna öösel vangi fentanüüli kaubitsemise eest. 2 meesreisijat esiistmel saavad mõned trahvid. Nad peavad kellelegi helistama, et keegi neile järele tuleks, sest kummalgi neist ei ole kehtivat juhiluba. Richlandi maakonnas, kus tundub, et vanem asetäitja Sloan Simpson üritab seal mootorratast peatada. Keskus 9115 1038. Colleen Maapuiste. Kõik minge tagasi Parklandi poole, ta on mootorrattal. Ja mina olen Sada. Võtsin oma mikrofoni juhi kaasa. Helevärvi särk, kakivärvi püksid. Colleen Maapuistel suundub nüüd Parklandi poole. See on tumedat värvi tänava mootorratas. Mina olen. Hei Harper, kas sa oled siinpool?
see ehmatas mind. Me pargime, jõuame kohe Springtree'st mööda. Ta on hoolimatu, teda on teavitatud. Praegu sõidab autode vahet läbi. Ta ilmselt suundub põhja poole mööda 277 teed. Tõenäoliselt küll, me jõuame kohe. Spring Flyery juurde. Ja! 277. Ei. Me ületame praegu 277. Ikka liigume Faro suunas. Kaksada 77 Faro poole. Kohe ületame raudteerööpad. Nüüd on 97 tehtud. Kuhu see kadus? Kuhu ta läks? Kas ta tegi 10.50? Ta pidi seda tegema. Ma arvan, et see on 10.50. Ta on siin metsas, ta on 10.50. Ma olen siin Färao ja 29. Olgu, me oleme siin 10.50 teeäärne rajavarblane. Ma üritan vaadata, kas ta on ikka veel siin. Kus ta on? Kuret. Olgu, tooge mulle siia veel üks üksus. Ja teeme siis perimeetri sinna Faro kanti igaks juhuks, kui ta jooksu pani. Ma ei saa aru. Tema mootorratas on siin põõsastes. Seal on kohe soo! Ma olen oma auto suhtes kell 5 suunas. Jah, mul on ratas kohe siin. Tule siia, tule minuga, et ma saaksin selle ala siin läbi otsida. Aita mul veenduda, et ta pole siin all, enne kui hakkame jälgi ajama. Šerifi osakond, kui sa oled siin, näita oma käsi. Ma ei tea, ratas on siin. Kaotasin ta silmist, kui ta põõsasse läks. Jah, ta kaotas. Ta kaotas seal kurvis juhitavuse. Me tegutseme. Jah, ta sõitis märgi pikali. Aita mul siit piirkonnast otsida. Jah, ta on kindlasti viga saanud. Kuramus, neetu taskulamp on tühjaks saanud. Proven autos varu taskulambi kätte saada. Olgu, teeme nii. Meil on siia vaja kohe kammimist, sest ta ilmselt kukkus rattalt maha. Vaatame. Rattajälg läksid läbi, seal on märk. Siin märk siin. Sõida otse siit eest läbi. Sõida sellest läbi! Kogu see avatud ala seal, sõida sellest alast läbi. Jah, kuule, ära kõnni liiga kaugele, Roberts. Laseme politsei koeralda üles leida. Lihtsalt peatu korraks ja sõida läbi. Jookse koos politsei koeraga, kui kohale jõuame. Olgu. Kuule, Brooks, kas saad perimeetri üles jääda? Ma lähen ka koos politsei koeraga. Hästi, nii et. Ma üritasin seda mootorratast peatada hoolimatu sõidu eest. Ja loomulikult, kui ma talle peatamismärgu anda andsin. Ta pani minema, nii et me tulime just siit kurvist.
ma sõitsin umbes 100-ga, aga tema läks minust eest ära, nii et tema kiirus oli veelgi suurem. Ja ta kaotas siin juhitavuse. Teda pole mootorratta juures. Nii et me lihtsalt vaatame, kas saame ala läbi otsida ja kas leiame selle mehe üles. Tõenäoliselt vajab ta mingisugust... Ta vajab mingisugust arstiabi, me teeme kõik endast oleneva, et ta üles leida ja talle vajalikku abi anda. Kuule, Robert, oota siin. Ma olen üleval. Ma jooksin üles ja võtan oma teise taskulambi patrullautost, eks? Heledat värvi särk, peaaegu rossakas ja kaki värvi püksid. Olgu, ta ei saanud veel väga kaugele minna, eks? Nii et võiks arvata, et nad saavad siia perimeetri üles seada ja ta üles leida. Küsimus on selles, kui agressiivselt nad seda jälitama hakkavad. Muidugi, no ta ei ole ilmselgelt ratta juures. Aga kuula, ma olen sellistele väljakutsetele reageerinud. Olgu see siis autoõnnetus, kus keegi on vigastatud ja tuleb kutsuda helikopter või isegi tänapäeval droon. See inimene võib olla lähedal vigastatuna ja lihtsalt lamada seal. Ei pruugi olla jooksu pannud. Ta lamab lähedal vigastatuna ja vajab samuti arstiabi. Seal on KR väljas. See on. Teenistuskoer Bobby aitab otsingul. See on koerajuht John O'Shaughnessy. Ratas on siin. Ta jooksis meiega kiiresti kaasa. Patrick näitas meile ala, kus ta kõndis, aga ta ei näinud, et ta rattalt maha tuleks. Ma tean, see on siin. Jah. Minuga peaks kõik korras olema. Jaa. Kus on tema viimane teada oleva asukoht? Kui kaugele sa edasi kõndisid? Päris sinna. Olgu. Jah, kui sa tahad seda teha, palun tule peale. Anna endast märku. Ära naljata, ma hammustan sind. Palun tule eetrisse. Anna endast märku. Jah, kus Robert seisab nii kaugele, kui me oleme tulnud. Ma pean ta kiiresti ümber vahetama. Ja kas kahtlusalune liigub Mayfieldi poole? Ma ei ole kindel. Ma ei näinud, et ta oleks rattalt maha tulnud. Ta kukus sellega just siin. Nii et ta on kusagil siin piirkonnas, kus me praegu oleme. Kuhu ta läks? Mina olen just siin. Kas see on see, kes refi all käib? Ja. Nii et ta läks otse sisse ja sõitis sildi maha. Ma tean. Lihtsalt oota. Nii, valmis. See saab lihtne olema. Kas sa näed siin mingid jälgi? Näed sa mingid jalajälgi? Ei tea. Ja. Ta hüppab. Lihtsalt kontrollin, ma ei tea. Just seal. Sa leidsid jäljed? Jaa. Jätka, Bobby. Oh, kurat, ei. Nii et teed on vihjed? Jah, härra. Suured, näevad välja nagu jalajäljed. Koer on ainus. Jah, on küll. Aga see on natuke nõme. Ja nüüd Bobby järgib jälgi.
Kakapaus. ma olen siinpool. on lahe, teeme siin kiire pausi, tuleme selle juurde tagasi. Tundub, et nad on sellele inimesele üsna lähedal. Tuleme kohe tagasi. Nad jätkavad kahtlusaluse otsimist, kes kas kukkus mootorrattaga või tuli mootorratalt maha ja põgenes. Ta paiskus maha, aga siin on asjad laiali, kus ta ilmselt jooksu pani just siit. Seisan sus. Jah, ma ei näe siin midagi, mis viitaks sellele, et ta oleks just siin olnud. Rahakott. Mul on isikutunnistus. John Tanaval, Winsboroughs. Pogu. Hästi, nii et. Siin pole midagi, mis viitaks sellele, et ta oleks ikka veel siin. Nii et teenistuskoer on kindlasti millegi jälil. Me leidsime siit rattu juurest rahakoti koos isikut tõendava dokumendiga. Nii et me võime üsna kindlalt öelda, et see on see mees. Nii et kui teenistuskoer ei õnnestu jälgi ajada, siis ma taotlen sellele mehele lihtsalt vahistamismäärused mitme eri süüdistuse alusel. Idea. Olvu, sa just kuulsid seda. Nad leiavad selle inimese nüüd, kui neil on rahakott käes. Tead, see on üks asi, mida sa ilmselt ei taha sündmuskohale jätta, kui põgened. Oh jumal. Ta panid seda tähele. Kas see on sinu rahakott? Nii et kas nad leiavad ta nüüd üles või leiavad ta hiljem? Me hoiame sellel silma peal. Nad jätkavad mootorrattal põgenenud isiku otsimist, kuid neil on selle inimese rahakott olemas. Jah, see peab seal olema umbes 2,5 tunni pärast. Seal hetkel. Nii et siis ta lahkus enne, kui ma talle peatumismärgu anda andsin. Olgu. Täpselt seal, Tunachi ja Columbia Malli juures ning läks läbi rahva hulga tagasi Park Lane'ile. Pinnacle'i taga. Noh, see osa on ilmselt uskumatu. Ma olin nagu... Nad said ta Pinnacle'i taga kätte. Tõesti? Jah. Ei tea, vihma ja raudtee vahel on mitu funti sõitu. Kuule, arvad, et ma võin sinna minna? Hästi. Pean jõudma seljakoti ja pruuni rütmini. Ma ei saa sealt läbi. Kas see on? Ma lähen Bobisele kiiresti ära. 341. See on umbes siin. Siin on mets. Masanaru. Pange oma luba sinna ja lukustage see kinni, bro. Olgu, me liigume nüüd ühte naaberpiirkonda. Nad märgati metsas. Nad ei saa temani jõuda. Nii et me sulgeme perimeetri täpselt siin, kus ta on, et politseikoer saaks temani jõuda. Ma pidin küüti saanud, eks? Ma mõtlen, et nii kaugele jõuda.
sa pead sellistes olukordades olema ettevaatlik, kui keegi teine ütleb, et on seda meest näinud, sest siis hakkad sa kogu oma jõudu esimesest piirkonnast eemale viima. Ja nagu sina, nagu me just ütlesime, tal võis olla vaja küüti, et sinna jõuda, aga siin peame me olema väga ettevaatlikud. Nii et kindlasti pole mingit kindlust, et see on see mees. Aga jah. Aga koer Bobby selgitab selle kindlasti välja. Tegelikult just siin, vaata ringi. Läheme politseikoerte spetsialisti John O'Shaughnessy ja politseikoer Bobby juurde. Mul on segamini pundar. Siiani on kõik aeglane ja tagaaetud. Ma sõidan rattaga või midagi sellist. Ta kukkus ja hakkas mööda seda teed jooksma. Me jälitasime teda peaaegu kogu tee kuni I-77, nii. Bobby hakkas aia peale hüppama, nii et ilmselgelt läks ta üle selle aia ja siis nägi teine šerifi abi teda metsa jooksmas. Nii et anna Bobbyle 1-4 aadressile 1-130. 2-minutiline paus ja siis jätkame kohe. Oleme teil värskelt kannul. Saati keegi Pinnatfensi ja Raven Roadi juurde. Kui ma saan neist inimestest mööda. Jumal. See on hullumeelne. Ei, just nii. Zulu Golf 52176. Ei, teie. Lihtsalt meelde tuletus, et su taba on vilkurid. Ja me lähme kuhugi. Isegi kui sind peatatakse, siis lihtsalt tõmba kõrvale, tõmba tee äärde. Tõmba eraldusribale. 125. Main paremale. Mine vasakule, midagi. See on veidi parem kui lihtsalt keset teed peatuda ja seda blokeerida. Ja see on su õhtune nõuanne. Seal on pettunud spetsialist John O'Shaughnessy, kes on endiselt selle inimese kannul, kes just nende eest põgenes. Uute baba. Ei peaks mind nägema isegi Bobby juures. Kõrale väike paus. Sam Japal. Maakond otsingud jätkuvad seal koos politseikoer Bobbyga. Nad arvavad, et nad just märkasid seda isikut, kuid nagu Ülen Taylor välja tõi, ei pruugi inimene, keda sa arvad, et nägevad, olla tingimata sinu kahtlusalune. See on nagu komistustraat, aga me läheme sellesse konteineri alale. Komistustraat. Ma ei tea. Oota võrraks. Jätka nüüd, Bobby. Ma arvan, et ta läks siia sisse. Jah, Bobby üritab sellest aiast üle hüpata konteinerit alale. Ei, selle all on traat. Võime proovida otsida avause. Ma ei usu, et ta seda ütleb. Mõtlen, sa võib proovida seda tõsta. See on päris raske. Ma ei tea, kas ma suudan. Võib-olla saan ta üle aidata. Ma ei taha teda siiski vigastada. Ma ei usu, et suudan ta üle aidata teda vigastamata. Ei, olgu. Kust sa said selle ei näe põhjust? Nii et otsing jätkub seal. Me jälgime seda seni, kuni nad ta kätte saavad ja kui nad teda täna öösel ei püüa, siis homme öösel kindlasti, sest neil on tema rahakott. Ma ei tea. Vaatan, kas saan teda juhendada. Võta see, Tobu, mine. Zuk. Mine. Yep, hold it. Levi tegelikult viskas mind peatuses maha. Sinuga on kõik hästi. What's your deal? Leia Suzuki.
ma arvan, et meie kaameramees seal otsustab, kas ta läheb alt või üle või jah, täpselt. Jah, tead, see pole lihtne. Ja tead, nad peavad läbima väljaõppe, aga see pole ilmselt täpselt see, millega nad harjunud on. Ta läks otse ja natuke sinna poole. Las ma toon teine $100. Tsobu, üles! Võta meiega ühendust, aga mina ütlen neile. Süžel. Ei tea. Ära. Hästi. See on Branchi tänav, ma vaatan praegu ühte liini. See on Branchi tänav. Ma ei viige mind Horsemani juurde. Hei, see on Rebecca. Ma toon OJP. Mul ei ole MVP-d. Ma sain ta kätte. Head süžeed, hoian sulle pöialt selle segaduse sees. Sul on lihtsalt abi vaja. Temaga on kõik korras. Ta on väsinud. Nad peaksid praegu metsas olema. Olgu, nii et kui ma kukun sellesse tinga, siis ta on tagasi haiglas. See on haigla taga. Sul on seal väsinud kutsikas. Nii et nad saavad pärast pikka otsingut küüti. Kas ta ikka veel jookseb? Noh, sa just kuulsid, kuidas ta küsis. Kas ta ikka veel jookseb? Noh? Jah, sealt vasakust tsoonis. Ma lihtsalt kaotasin ta silmist. Nad kaotasid ta jälle. Jälle? Ma ei tea, kas ma saan temaga hakkama. Meil on vaja mingit ettekäänet, et lahkuda ja kuhugi minna. Paistab, et koerajuht O'Shaughnessy on seal. Nad on otsinud seda meest, kes põgenes mootorrattaga ja siis jooksis jalgsi minema. Ma annan sulle, mida saan. Ma olen väsinud. Me räägime üle kogu piirkonna, piirkond 2. See on nagu Migi olümpiasangar, kes suudab kogu aeg joosta. Ta hüppab üle kõikide aedade, aga see on lõbus. Bobby vajab veidi rohkem kardiotreeningut, aga ta on mind vedanud, nii et ma ei süüdista teda eriti. Ma olen natuke alla võtnud, nii et olen kergem, aga see pole vabandus. Väljas on 32 kraadi sooja. Igatähes, me toome nüüd pein välja ja vahetame koerad ära. Kas sul on kõik korras? Ma arvan, et see juhtum hõlmas ka vanemabi Sheriff Simpsonit, kes üritas mootorratta liikluspeatuseks kinni pidada, kui see minema kiutas ja kiiresti muutus see kõrge kiirusega jälituseks, kus kiirused ulatusid vähemalt 160 kilomeetrini tunnis. Mootorratas jõudis lõpuks raudtee ülesõiduni. Ratas võttis kurvi kiirusega 156 kilomeetrit tunnis ja kadus siis silmist. Nii et ilmselt oli mootorratas avarii teinud, tabades 2 tänavasilti, enne kui see sohu sattus. Mootorratturit polnud kusagil näha ja tema rahakott oli endiselt kohal, mis on hea vihje. Kohale toodi politseikoer Bobby, et aidata otsida mootorratturit, kes oli ilmselt jalgsi põgenenud. Lõpuks avastati mõned jalajäljed, siis leiti king, mis arvatavasti kuulus kahtlusalusele. Mootorratturist polnud endiselt jälgegi. Kui oli meetris lõpetamas, lasid šerifi asetäitjad õhku drooni, lootes tuvastada võimalikke soojusjälgi. Neil ei õnnestunud teda leida, kuid tänu sellele rahakotile teavad nad, kes ta on, mida kinnitas ka vanem asetäitja Simpson. Nüüd loodavad nad saada tema vahistamiseks vahistamismääruse. Võimalikud süüdistused hõlmavad peatatud juhiloaga sõitmist, 3. või enamat hooletut juhtimist ning 3. korda politsei siniste tulede ja sireenidega antud peatumismärguande eiramist, mis on juba raskem kuritegu. Nii et olen kindel, et nad otsivad teda ka täna öösel, aga 3. rikkumine näitab, et tegemist on korduva rikkujaga. Ta on professionaal politsei eest põgenemises, paneb paljusid inimesi ohtu. Tead, elud on ohus, kaasa arvatud tema enda oma. Ma mõtlen, kui sa sõidad 97 avariisse ja suudad püsti tõusta ning jooksu panna, siis see on ikka parasein. Jah, ja nad leiavad ta üles. Oh jaa! Jaa!